ei tea, kas ma siis hoidsin seda mikrofoni nii kaugel. Ühesõnaga, ma võib-olla mul see tarkusammas on täna juba tundlik või mul hääl ära. Siis ühesõnaga, ma ei tea. Vaatasin eelmist video üle ja ma nagu rääkisin mingi võõrastava häälega või sursiraalt. Mul vist just see tarkusammas on see nagu oleks lõug nagu paigast või krampis, et mul see kasvab ei kasva ja ma ei ole seda lasknud välja sikutada ning ma olen elus pidanud ma ei tea, kas minu mingi geenidest, harjumustest või ebaõnnest oma mingist hambast või mis iganes loobuma. Mul oleks võinud ka julgemi edasi arste uurida ja mitte täielikult nii drastiliselt suhtuda, aga võib-olla see oli ka ainus tee. Aga jah, mul selle nagu hambumuse ja sellega mul on 101 probleemi elu jooksul nagu tundnud, aga lõpuks ma olen seda ka rahu teinud ja ma tagantjärgi, ma nüüd nii palju kahetsen, aga võib-olla ei oleks kõik otsuseid nii ja naa kõike kuulnud ja teinud. Sest õnneks ja kahjuks on eluolu taandub tagasi, kuhu oli ja vahel on see raviasjad eluaegsed, vahel on see ainult nagu raha välja pressimine, vahel on uued lahendused ja see teeb nii tundlikuks ja võib-olla ei olekski sobinud või. Muidugi mul on ideid ja soove tulevikuks, aga ma ei kiirusta. Peaselt nii on täitsa okei olla. Ja ma pressin seda keelt kogu aeg selle tarkusamba juurde. Mul on ilus valutud need teised natuke viltused tarkusambad ära saanud minu teada vist. Aga see üks vahel arva nagu on tundlik. Teised pooled on tegelikult teine mul lõua pool saab kohe külma ja kolmik närve midagi on valesti. Mul pole seda viga elus leitud, aga võib-olla kunagi leitakse või see ongi minu eripära. Ma olen tundlik külmale ja peangi nii tablette kulistama alla, jutumärkides. Ja aga ei elab ära. Mul see koroona on suuremaks läinud. Ma nii seda ei mõika, aga ma ei usu. Või ma ei teagi, toob maski kohustus peale. Meil on mõned maskid veel alles. Harjumatu oli üle aasta-kahe jälle nägu näidata õues ja kuskil mingil hetkel, aga ei, no see on normaalsus või tavaline. Vahel arva näed sellist mingit turisti või kõhnemat inimest ja vana inimest küll maskiga ennast kaitsmas. Aga enamus nagu ei viitsi, terve elu ei saa karta. Kui sa saad ka mõne koroonasüsti, siis siis ka kaitseb. Jalad võttis nõrgaks ja väga väsimus oli ja aga ma ei tea, kas see midagi nüüd elus see paar milligrammi mingit vedelikku nüüd tegi halvemaks, paremaks. Siiamaani nagu kõik suhteliselt hästi. Vahel on tunne, et on unetus või ärevus, aga see on mu vist loomus. Või mul on ka parastab kohviharjumus. Et võib-olla ka see kuidagi mõjutab, kuigi teatud kella ma üldjuhul kohvi ei joo. Aga mingid periood, kus ma joon nagu joogi või ühe tassi, aga enamus ma joon 2 sorti kohvi ja 2 korda päevas. Nagu selline rutiiniks kujunenud. Ma ei oleks osanud võib-olla 5 või 3 aastat tagasi või 7, ma joon kohvi kunagi elus, aga maitse-eelistused muutuvad. Ning nii ongi. Ma ju omal ajal ei söönud nagu paprikat või aga no nüüd ma söön. Just ma pole pea kunagi sallinud natukene. Näiteks punaseid kastmeid ka mitte, kuigi kui lihaga teha, siis on hea. Ja ütleme, et midagi muutunud. Kui nagu sõin ananassi, mingi pitsat ma sõin, aga juust on väga ei seedi, siis ja singivees šampinjoni pitsa natukene elatavam. 14 inglid sooja tead. Jah.
aga jaa, nii ongi. Mis tahes tahtmata kitkud seda iget või tarkusammast nagu edasi kasvama, aga ta on nagu, ma öeldakse, et ta on vist peetunud või ta ei suuda välja kasvada või ta nagu kasvab ajaga, aga samas ei kasva ka. Eks ole mingi suur trauma või suur kulutus, et see välja võtta, aga kui ta enam osa midagi ei tee, no siis ma ei tea, las ta olla siis, ta kükitab seal veel. Ma ei usu, et üks valu saaks teisele poole kiirguda või kanduda, et selles asi oleks, no never say never, keegi kunagi ei tea, mis see põhjus on. See lõualuu mingi põletik on kuskil hambas peidus põletik, kõrvas mingi põletik või ma ei tea, või kaelas või lihtsalt külmetus, saad külma ja siis valutad ja suredki 1-2 ööd rauhtudega ja siis jälle mõtled, ai ma ei lähe arsti juurde. Ma mitu korda elus nagu, ma nüüd lähen. Ja tegelikult ma lähen ka nüüd varsti hambaarsti juurde. Kontrolli üle paari aasta. Ühe hamba ma ka ju, ma ei teagi see, miks ta plommis ja mis sellega juhtus salaja või mis see arst tegi kunagi ammu, ma ei tea. Ühesõnaga mingi pragu oli sisse ja parandati ära, aga ma ei tea, mis see kroon täpselt on, ma ei ole sellele suuri summasid kulutanud ega teinud. Vahel mõtlen küll, et hambaid valgendada, aga on tundlikud ja noh, nagu Ameerikas maile valge või selline nagu võlts või liiga uhke või ei oska olla või julge. Ma olen kuulnud, et kui sul on mingi, mul ei ole sellist asja vist, et kui sul on mingi võlts või kroon, et siis see ei valgenda ära, et või seda ei ole võimalik hiljem või pärast ja samas no nad ütlevad ka, et see arstipoolne helendus või soodapesu võib ka tekitada tundlikkust ja kuna mul on nagu tundlikud igemad ja mingi ma ei tea, haigus või omapära paljudel on, ma ei tea, siis ma ei pea riskiks või teeks ka elus neid samme. Tähtis on üle vaadata, et auke ei ole. Äkki mõni arst kunagi leiab selle minu mingi vea üles ja mul on valuvaba. No jah, me ei saa muidugi rääkida, et naiseks olemine või menstratsioon, et see valu nüüd ära kaoks. See on omaette teema, omaette õudus. Ikka kunagi tuleb siis see menopaus ja kõik asjad ja siis kaovad ära valud ja siis tekivad, mis need on, kuumahood ja muud mured või. Aga no selle tasu ei pea mõelda, vist ei pea oma, ma ei tea, 10-15 aastat loodetavasti veel sellele mitte mõtlema. Ma tean, mul vist 20-ndate keskel oli vist see kriis ja nüüd on vist uuesti mingi hakanud tekkima või mitte. Aga no vanus on number ja kui sa hinges oled noor ja tahad noor olla, siis oledki. Ja ealised ise ära sused või loodus teeb oma töö, aga saab ju kreemitada ja värke ja hoida ennast. Jah. See venis pikaks, ma ei tea, ma mõtlen, kas see läheb üles. See on nii isiklik, aga nii ongi. Ma kuulen enda juttu ja siis üks päev töötlen ja siis võtlen. Elus pole kõik alt üles pannud, aga on ka lõike, kus ma kustutan ära või jätan enda teada või ja täna meri kõik oli hall ja sillerdas taevaga ühte luiged olid seal ja nii ilus oli. Nagu ma ei idealiseeriga ei soovi nagu elada ühtpidi, et murumaastik mets oleks lahedam, välja arvatud pugid, aga ka merel ja mereäärsel vaatel ja elul on ka omaette iluvõlud. Aga okei siis praegu.